Tere ja tere tulemast tagasi siia minu hubasesse kööki vaatama järjekordset infoturbe kööginurka. Loodetavasti vaatad seda episoodi juba siis infoturbe kööginurga enda YouTube'i kanalil. Kui mitte, kui oled minu personaalkanalil, siis soovitan minna kibekiirelt tellida infoturbe kööginurga kanal, sest personaalsel kanalil on see episood viimane infoturbe kööginurga oma. Et edaspidi näebki neid siis ainult sellelt spetsiaalselt kanalilt @infoturbe uudised YouTube'is. Ja millest täna siis juttu teeme? Loodetavasti taas huvitavad ja kurioossed teemad. Natukene räägin pahavaraga printeri tarkvarast, maksutagastustest Austraalias. Räägin eelmistel nädalatel olnud uudistele mõned uuendused lisaks ja mine tea, võib-olla tuleb veel mõni põnev uudis sinna otsa. Alustan siis video salvestamise hetkel. Praegu on käes reede pärastlõuna. Täiesti verivärskete uudistega, otse ahjusoojad, kui nii võib öelda. Selliste pahavaragrupeeringute lekkesaitidesse ilmusid just screenshotid ja info Coca-Cola ja Prantsuse valitsusasutuste pihta tehtud edukate rünnete kohta. Coca-Cola ründe osas on infot pisut juba rohkem liikumas. Prantsuse valitsuse info on sõna otseses mõttes kõigest mõned tunnid vana, ehk selle kohta väga palju rohkem infot tulnud ei ole. Mis siis praeguseks hetkeks selgunud on? Coca-Cola ründe eest võttis vastutuse selline grupp nagu Everest Group ja neil siis õnnestus häkkida Coca-Cola sisemisi süsteeme ja selle häkkimise käigus õnnestus väidetavalt näpata 23 miljonit erinevat andmeühikut. Peamiselt on see siis seotud Coca-Cola Lähis-Ida üksustega. Muuhulgas on saadud kätte siis infot kliendihaldussüsteemist, selle kasutaja tunnused, kontaktinfot ja ka tooteinfot. Ja samal ajal teatas selline grupeering nagu Gehenna, et neil õnnestus tungida Coca-Cola villimisfirma, Coca-Cola Europacific Partners kliendihaldussüsteemi, selline süsteem nagu Salesforce ja sealt andmeid näpata. Kas lekkinud on ka Coca-Cola salajane retsept? Selle kohta hetkel info puudub. Ja ilmselt selleks ajaks, kui see episood nüüd esmaspäeva hommikul päriselt laivi läheb, on mõlema ründe kohta ilmselt ka rohkem infot ja eeldan, et selleks ajaks on see info juba levinud ka Eesti meediaväljaannetesse. Aga jätkan nagu lubatud pahavaraga printeri tarkvarast. Iroonilise nimega YouTuber nagu Cameron Coward, kellele kuulub selline YouTube'i kanal nagu Serial Hobbyism, soovis teha ühest $7000 maksvast UV printerist ülevaadet. See on selline printer, mis siis võimaldab printida otse tootele, näiteks telefonikestad või käekotid või muud sellised tooted sellisest mittepaberimaterjalist. Printer käes soovis ta siis seadistada arvutisse ka selle printeri tarkvara. See oli pandud siis printeriga kaasa USB mälupulgal. Ja sel hetkel, kui ta selle mälupulga siis oma arvuti külge ühendas, hakkasid tal arvutis olevad viirustõrje tarkvarad teatama, et kuule, siin mälupulgal on viirus. Mees võttis seepeale ühendust printeri tootjaga, kes siis kinnitas, et tarkvaraga on kõik korras, et see info, mis tal viirustõrje tarkvara teatab, et see on vale positiivne ja et täiesti okei on see tarkvara siis oma arvutisse installeerida. Mees muidugi oli natukene skeptiline selle peale ja võttis ühendust või pöördus siis Redditi kommuuni poole, et siis leida mingi turbespets, et kes aitaks tal siis selgusele jõuda, et mis selle tarkvaraga siis nagu päriselt toimub. Ja turbefirma G-Data võttiski seejärel selle tarkvara ette ja avastas, et tõepoolest see printeri tarkvara ongi nakatunud pahavaraga ja nimelt sellist tüüpi pahavaraga, mis suudab ennast levitada üle väliste USB seadmete ja üle võrguketaste ning lubab siis nakatanud süsteeme pahalastel üle võtta ja siis varastada näiteks krüptoraha.
peale seda võttis turbefirma muidugi ühendust ka printeri tootjaga. Viimane eemaldas selle peale siis selle tarkvara oma veebilehelt, aga tegelikult pole üldse teada, kui kaua see tarkvara seal kättesaadav oli, kui kaua seda levitati ja kas see oli sinna teadlikult pandud või see oli sattunud sinna siis näiteks mõne ründe tagajärjel. Räägin uudise Austraaliast. Austraalias on nimelt käimas üks pisemat sorti skandaal, kus pahalastel õnnestus ära kasutada maksumaksjate kasutajakontosid Maksuameti süsteemis ja sisestada sinna siis maksutagastusnõudeid ning suunata need maksutagastused oma pangakontodele. Maksuamet eitab muidugi häkkimist, rõhutab, et Maksuameti süsteemid on turvalised ning nende kahtlaste tegevuste põhjuseks on hoopis identiteedivargused ja kliendiandmete lekked kolmandate osapoolte juures. Ehk siis seesamane lekkebaaside teema, millest olen siin juba ka varem rääkinud. Austraalia maksuamet ei ole muidugi ka öelnud, kui paljude kasutajate kontosid ära kasutati ja kui suures ulatuses kokku neid maksutagastusi siis tehtud on. Uudistesse on lekkinud episoodid, kus siis inimesed räägivad sellistest 8000 ja 14 000 Austraalia dollarit suurustest tehingutest oma kontodel. Loodame, et mingi hetk saabub ka selles osas lõplik selgus. Austraalias tagasi veidi lähemale brittide juurde. Nimelt Briti suur telkofirma või mobiilifirma O2 jäi möödunud nädal silma läbi uudise, et kus siis üks mobiiliarendaja nimega David Wheatley andis teada, et O2 levitab oma 4G võrgus tundlikku informatsiooni. Nimelt iga kõnega lekkisid sellised juurandmed nagu email ja IMSC koodid ja mobiilmasti detailid. Ja neid andmeid sai siis seejärel kasutada mobiilseadmete profileerimiseks ning siis seadme kasutaja asukoha määramiseks. Põhimõtteliselt läbi lihtsalt ühe telefonikõne mingile numbrile oli siis võimalik määrata selle numbri hetke asukoht. Mees üritas siis võtta 26. ja 27. märtsil ühendust ka Virgin Mediaga, kes on O2 omanik, läbi erinevate emaili aadressite, kuid edutult ei saanud vastust. Nüüd siis eelmine nädal lõpuks ta sai vastuse, kus siis O2 kinnitas, et viga on parandatud ja mees siis ka oma testide käigus kinnitas seda vea parandamist. O2 kõneisik aga andis teada, et viga sai parandatud nädalaid kestnud pingsa töö tulemusena ning kinnitas, et kasutajad ei pea enda kaitseks midagi lisaks tegema. Nüüd siis update'id või uuendused juba varem eetris olnud uudistele. Esimene tuleb Jaapanist. Mainisin ühes eelmistest ülevaadetest, et Jaapan soovib muuta oma senist paradigmat ning võtta vastu seaduse, mis lubaks siis anda küberruumis ennetavaid lööke või ennetavaid rünnakuid. Ja see seadus nüüd võetigi vastu. Ja kuigi seaduse nimi on aktiivse küberkaitse seadus, on selle skoop tegelikult oluliselt laiem ja hõlmab endas ka lõike, mis siis peaksid kaasajastama riigi küberturbe praktikaid tervikuna. Näiteks seniseid praktikaid, mis puudutavad andmekaitset ning andmete kogumist. Järgmine uuendus tuleb Lõuna-Koreast. Lõuna-Korea telekomi ettevõtte SK Telekom, kellest samuti mõned nädalad tagasi rääkisin, andis oma olukorra kohta lisainfot. Nimelt avastati nüüd, et pahalased istusid nende süsteemides sees juba aastast 2022. Ehk siis häkkeritel oli 3 aastat aega oma toimetuste läbiviimiseks ning neil õnnestus selle aja jooksul nakatada 27 SK Telekomi serverit. Hetkel teo eest ükski grupeering endale au pole veel võtnud. Siis update Telemessage'ile. Telemessage on see ettevõte, kes siis pakub klientidele tuntud sõnumivahetusrakenduste koopiaid
mida siis kasutasid näiteks USA kõrged ametnikud Signali ametliku äpi asemel. Möödunud nädalal rääkisin, et ettevõtte süsteemid häkiti vähemalt 2 korda peale seda, kui avalikkuseni jõudis info, et USA asutused ja USA valitsusametnikud seda tarkvara kasutavad. Ja nüüd siis andis selline mittetulundusühing nagu The Distributed Denial of Secrets Project teada, et nad said enda valdusesse 410 gigabaidi ulatuses näpatud andmeid. Ja andmetest leiti vähemalt 60 erineva valitsusametniku vestlusi. Vestluste sisu õnneks andmete hulgas ei ole, küll aga on siis vestluste metaandmed ehk siis info selle kohta, et kes omavahel suhtlesid. Ja osa andmeid on siis suudetud juba seostada mitme USA diplomaadiga, tollitöötajatega, vähemalt ühe Valgemaja töötaja ning ühe salateenistuse agendiga. Ligipääs nendel andmetel on hetkel antud vaid valitud ajakirjanikele ning turbeuurijatele. Ning uuendus Marks & Spenceri olukorra kohta. Nimelt andis kaubandushiiglane kolmapäeval teada, et seoses aprillikuise küberintsidendiga tuleb nende 2025. aasta kasum umbes 300 miljonit naela prognoositust väiksem. Intsidendist toimumine võtab veel aega ning ettevõte ise hindab, et töö täieliku taastumiseni jõutakse alles juulikuus ja oodatakse, et kindlustusfirmad Allianz ja Beasley katavad siis selle intsidendiga seotud kuludest umbes 100 miljonit naela. Kindlaks on tehtud ka võimalikud pahalased. Suure tõenäosusega ongi tegemist ikkagi USA ja Inglismaa noortega grupeeringust Scattered Spider ning lõpuks on nüüd selgunud ka see, et kuidas nad ettevõttesse sisenesid või kuidas nad sisse said. Nimelt kasutasid ründajad ära 3. osapoole nimega Data Consulting Services töötajaid, kelle kasutajatunnused Marks & Spenceri süsteemidesse saadi kätte läbi usalduspettuse ja läbi paroolipüügikirjade. Uudis paroolihaldustarkvarast, miski, mida ma olen siin populariseerinud peaaegu iga episood, et ära kasuta samu paroole, vaid kasuta erinevaid paroole ning paroolide meelespidamiseks kasuta paroolihaldureid. Aga ka paroolihalduri tarkvara valimise puhul tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Et sellisest vabavaralisest ja tasuta paroolihaldurist nagu KeePass tegid pahalased oma versiooni ning levitasid seda siis läbi otsingumootori Bing reklaamide. Ja oma versioon, mis nad siis tegid, mis väliselt töötas nagu normaalne paroolihaldur, sinna siis pakkisid pahalased lisaks oma pahavara, mis võimaldas neil varastada kogu see paroolibaas, mida siis pahaaimamatu inimene seal halduris hoidis ning seejärel siis paigaldada nendesse arvutivõrkudesse, kus see tarkvara asus, ka lunavara. Ja taolist nakatanud tarkvara on jagatud vähemasti 8 kuud, enne kui nüüd lõpuks turbeuurijad selle avastasid ja avastasid nad selle ühe lunavararünde uurimise käigus. Nimelt hakati selle uurimise käigus siis otsima, et kuidas see lunavara ettevõttesse jõudis ja seejärel leitigi see pahavaraga nakatanud paroolihaldur. Järgmiseks uudis Hiina-USA suhetest. Nimelt USA poliitikauuringute keskus FTD avaldas raporti Hiina luureteenistuse kampaaniast, mis on suunatud just nimelt USA masskoondamiste tagajärjel töö kaotanud valitsusametnike pihta. Neid koondatuid värvati siis konsulteerima välisfirmasid. Seotud oli siis 5 erinevat ettevõtet USA-st, Jaapanist ja Singapurist ja sügavamal uurimisel leitigi, et nende ettevõtete juured viivad tegelikult hoopis Hiinasse. Ja samalaadset taktikat kasutab ka Araabia Ühendemiraadid, leidmaks näiteks spetsialiste, kes aitaks neil tehisaru arendamisega militaarotstarbeks.
ja olukorra teeb keeruliseks eelkõige see, et teema on USA-s põhjalikult reguleerimata. Koondatutel sisuliselt ongi vaba valik, kuhu nad tööle lähevad ja kellega nad koostööd teevad. Et sisuliselt ongi ainsaks piirajaks siis selle inimese enda südametunnistus. Järgmiseks uudis, mis puudutab taas ühte autotootjat. Nimelt Volkswagen parandas mitu turbehaavatavust oma mobiiliäppides. Muuhulgas lubasid need haavatavused siis ründajal näpata kasutajakontosid, nende autode andmeid, mis sinna äppi olid siis kirja pandud, ning ka siis konto ülevõtmist. Äpis puudus elementaarne kaitse erinevate paroolirünnete vastu. Läbi ühe avatud API pääses ligi ka Volkswageni sisemistele teenustele ja sisemiste teenuste paroolidele ja kasutajanimedele ning andmeid auto ja auto omaniku kohta oli võimalik näha, teades vaid auto VIN-koodi. Kust saab auto VIN-koodi? Loomulikult saab seda auto 24-st või ka lihtsalt kuskil parklas jalutades ja tuuleklaasi alt sisse vaadates. Vead avastas turbeuurija Vishal Bhaskar 2024. aasta novembris ning tegi seejärel siis Volkswageniga koostööd nende vigade parandamiseks. Ja viimane uudis täna tuleb Venemaalt. Nimelt Venemaa parlamendi alamkoda võttis vastu seaduse, mis kohustab kõiki väliskodanikke, kes reisivad Moskva regiooni, installeerima oma mobiilseadmesse äpp, mis annab siis infot selle kohta, et kus see inimene Moskvas viibimise ajal elab, tema sõrmejälje, tema näofoto ja muuhulgas lubab ka siis jõuorganitel jälgida reaalajas selle inimese asukohta. Massjälgimise testfaas algaks 1. septembril 2025 ja kestaks kuni 1. septembrini 2029. Ja kui see test osutub edukaks, siis rakendatakse seda üle kogu Venemaa. Alamkojas läks seadus libedalt läbi, oodatakse sama libedat läbimist ka ülemkojas ning ilmselt lähinädalail saab see seadus siis ka Putini allkirja. Seadus kohaldub kõigile väliskodanikele, välja arvatud alaealised, diplomaadid ja nende pereliikmed ning Valgevene kodanikud ning väliskodanikud, kes ei edasta oma andmeid vähemalt iga 3 päeva järel, kantakse illegaalsete migrantide registrisse. Sellised olid täna uudised. Kohtume jälle nädala pärast ja Infoturbe kööginurga kanalis siis. Tšau, pakaa!